tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardide kuulajad ja vaatajad. sinu ees on 3 valikut. Vihmameister, ajameister ja püha mägi. Ja nende tugevdamiseks, energiate otsimisteks olen alla pannud ka kuu oraakli kaardid, aga võtan sealt planeetide energiat, nii et asu kuulama. Ja jälle, kui mul tuleb see mõte peale, et mul on vaja kaarte võtta ja läbi nende informatsiooni jagada, siis, siis ma ei jää kinni ka mingisugustesse kindlatesse asjadesse, et oi, neid kaarte ma pole enne kasutanud või seda ma ei ole teinud. Et see mõte, mis tegelikult pähe tuleb, see tuleb realiseerida, seda tuleb jagada. Energia on see, mis täpselt samuti, et kui sina kuulad, annad sa energiat teistele, kui mina räägin, annan energiat sulle. Ja just sellest energiast ma tahangi rääkida täna ja 3 valikut just sellepärast, et kuhu on vaja suunata sul praegusel hetkel energia ja milline energia see peab olema. Nii et esimene vihmameister, kui ma seda vaatasin, siis tuli küll alguses see, et tõepoolest, et võib-olla oleks vaja aiamaad kasta, selline, et nagu potist tahaks lilli välja võtta ja neid ka kasta. Aga kui ma süvenesin rohkem, sest võib-olla tõesti keegi igatsebki selle näpud mulda panekut ja ise veel võib-olla päris täpselt aru ei saa, miks ta seda soovib. Aga kui ma vaatasin sinna selle kaardi sisse nagu veel rohkem ja veel tähelepanelikumalt, siis ma nägin, et hoopis sina iseennast peaksid kastma. Ehk mulle tundub, et sa ise oled sellest energiast natukene tühjaks voolanud kuskile. Noh, vaata, öeldakse küll, et keegi võtab meil energiat ära ja energia kuskilt lekib, aga siis on see, et ma ise annan. Kõik, mis meiega toimub, on see, et mina ise annan, mina ise lekin ja siis need augud tuleb ise täis panna, et ma ei lekiks. Nii et sinu puhul ma vaatangi, et sa võiksid mõelda, millises seltskonnas sul energia puudujääk on, miks seal energia nagu minema voolab, miks sa kuskile kohta minna ei taha ja samas vaata ka seda, millises kohas sa väga hea meelega olla tahad, millises seltskonnas tood sa neid värskeid tuuli ka teistele. Sest kui me läheme ikkagi sihukese tühja energiaga kuskile, siis ega see energia seal ka voolama ei hakka. Ja et siis üks ongi, et sa püüa enda energia kokku koguda, on täiesti sellised meditatsioonid olemas, kus sa oma hingeosakesed, oma energia, kõik, mis sa oled päeva jooksul kuskile jaotanud, kutsud õhtul tagasi läbi puhastava filtri. Siis ma vaatan, et siia sulle appi tuli Jupiter. Jupiter, kes on siis hamburi valitseja ja väga hästi nagu ütlema, et vaata, et kui sa praegu oma teadmistega hakkama ei saa, siis õpi juurde, siis arenda oma maailmavaadet, arenda oma tundmusi, õpi tundma oma energiaid. Noh, nii nagu see alguses siin tuligi ja ta nagu suurendab sul, õpi juurde, kuidas ma saan hoida energia iseenda sees ja kasutada seda igapäevaselt iseenda hüvanguks. Jälle see mina olen see kõige tähtsam. Nii et mõtle selle peale ja kasuta Jupiteri sellist tarka suurendavat energiat.
teine ajameister. Siin, siin ka jälle alguses tõesti üks asi on see, et võib-olla see aeg nagu trambib sul siin kuklas, sa ei jõua oma asjadega mäele. aga noh, siin ma näengi, et kellelgi, kes siin vaatab, ongi mingisugused täpsed tähtajad, sa pead midagi täpsemalt valmis saama, midagi alustama, midagi lõpetama. Selline täpne asi on nagu siin. Ja jälle ma vaatan muidugi rohkem sinna sisse ja see mitte niivõrd ajakasutus, kus sa oma energiat nagu oled, ütleme, laiali. No mitte ka laiali, kuidas ma ütlen, sa jääd kinni mingisugusesse kindlasse, sa oled jäänud kinni mingisugusesse kindlasse programmi. Olgu see, noh, ütleme, et kui on nagu raamatupidamise programm, et siis tehakse nägu sinu eest ära, sina paned arvud ja arvuti arvutab välja. Ja sinul on ka, kui sa oled nüüd oma, noh, ma ei tea, kodus hakkad koristama, alati koristad magamistoast alates ja liigud, ma ei tea, elutuppa. ja, ja ühtäkki sulle tundub, et sa ei taha seda enam sellisel moel teha. No see koristamine on niisugune väike näide, aga mingisugune asi, mida sa oled väga korrapäraselt teinud, on selle energia nagu ära võtnud või sa tunned sellise, no seda väsimust seal, et sa oled kinni jäänud mingisugusesse mustrisse, sina ise jälle, kui keegi ütleb, et ei, et tema ütles, et ma pean niimoodi tegema, siis tema võib ütelda, kas sina saad vastavalt iseenda energiale, oskustele, teadmistele seda ümber pöörata ja teha vastavalt sellele, kuidas sinule sobib. ja praegu on hästi vajalik see asi endale sobivaks panna. Ja väga ilusti tuleb siia see Veenus, mis on siis kaalude märgi esindaja, see Veenus tuleb sulle appi andma sellist energiat, et oleks tõesti tasakaalus, aga ära tähtsusta üle, et mina olen targem või et see teine on targem, kes sulle on ülesande andnud. ei ole meil targemaid ega rumalaid. me käitume vastavalt sellele, kuidas me oskame. Ja kui sulle on antud mingisugused ülesanded, mida punkt punktilt tuleb täita, siis see, kes selle andis, ka temal on see ülesanne. ta isegi võib-olla ei mõtle, et seda saab teistmoodi teha. nii et tasakaalukalt, ütleks siin kunstiliselt, ilusasti peaksid sa oma ülesandeid lahendama hakkama. ja mul tuleb isegi siin välja ka, et tõepoolest sa võiksid värve segada. Selline lause ka ja sul tuleb siis energiat juurde, kui sa selle otsustamise, mis on see kaalud, kes ütleb, et äkki ma veel ei otsusta, äkki ma otsustan homme ja kui keegi minu eest otsustab, on ka hea, siis praegu pead kasutama seda energiat hoopis selliselt, et mina otsustan, mina segan värve ja mina hakkan joonistama, maalima. nii, ja kolmas, Püha Mägi eh, võiks näidata sellisele, et ma olen kuskile jõudnud, aga nagu sa näed, on ta tagurpidi välja tulnud. Ja eh, kui sul on jalgadega probleemi, siis ongi ju see, et sa kõnnid valel teel, sa teed mingit valet asja või sa teed seda asja vale energiaga. Veel tuleb siin välja selline, ma ei tea, sihuke näo moonutamine tuleb, et kas sa teed kellelegi, et noh, kui sul mingi asi ei meeldi, siis sa nagu selja taga teed mingeid nägusid, et nägusid ja häälitsusi, et sulle ei meeldi, aga näo ees ei julge ütelda. Vaat siin ongi see tagurpidi pööratud variant, et muidu kummardad
ühtepidi, aga teisele poole siis näitad seda tagumist poolt hoopiski ja vot siin on see, sellepärast sul energia lekib, võiks ütelda. See energia läheb kaotsi, sest sa noh, ütleme, et see ei ole mitte, et sa ausalt nüüd käitud või sa käitud nii, nagu sa sel hetkel nagu oskad. Aga vaata, kui meil energiapuudus on, siis me ei suuda olla adekvaatsed ei iseenda ega teiste suhtes. Me läheme närvi, me oleme tigedad, me teemegi nägusid ja sulle on appi tulnud, no niivõrd ilusasti, jääravalitseja Mars, kes ütleb, et sinu enda julgus, sina pead nüüd ennast nagu õiget pidi keerama, pea püsti ajama ja mitte see, et sa peaksid nüüd kellelegi, et nüüd ma julgen kellelegi näpuga näidata või keelt lausa näidata, mis sa enne nagu selja taga tegid, siis see ei ole Marsi energia. Marsi energia on selline, et kui sa ainult ajad juba pea püsti ja ütled ühe sõna, siis kõik saavad aru, et sinul on õigus. Sul ei ole vaja seletada, et sellepärast et ja mina siis ja tema siis ja vot sinul on vaja leida ülesse iseenda punkt, sinu iseenda tõde ehk mina ise. See, kes on Mars, see, kes on Jäär, mina ise ütlen niimoodi ja kõik kuulavad mind. mina ise lähen seda teed pidi ja kõik teised tulevad mulle järgi. Vot see Mars annab sulle praegu energiat, ükskõik, sest siin on natuke, mulle näen, et nagu töökohas on see just see nänänää, sihuke, et ah, mis tema kah teab. Vot siin annab kasutama Marsi energiat, et ennast täita energiaga. Aitäh sulle! Ise anname energia ära, kui me panustame valesse kohta ja kui me panustame ka õigesse kohta, siis ei pea me ka seal ennast laskma tühjaks voolata. Esimene, Pachamama. Siin ma näen küll, et see esimene on selline, et nagu niisugune tõsine, aga ma ei imesta, kui sina, kes sa selle valisid, on selline murranguline periood sinu elus. Aga ma näen, et see on natukene seotud ikkagi armastusega. Ma ei tea, kas on just uus armastus tulnud, aga tundub, et mõnedel on täiesti uus armastus, aga mõnedel on see, et on lahkuminek ja siis uus armastus. Et siin on natukene sellist muutumise energiat, et selline tunne, et ma tahan olla tõsine, sellepärast et ma läksin lahku, aga ma tahaksin olla rõõmus, et mul on uus partner. Ei näe, et see oleks nagu tööga seotud. Nii et kui sa selle valisid ja sul seda uut armumist ei ole, siis võib-olla just sellel hetkel ei ole see kaart sinu jaoks, aga võib-olla see on 3 kuu pärast, me kunagi ei tea. Ja vaata siin, see energia on kord, on just sellepärast, et sa nagu tahaksid näidata, et ei, et noh, ma tegingi midagi valesti, et nüüd me läksime lahku ja siis on see niisugune üks energia ja teine energia on selline kohe pulbitsev, et sa tahad nagu anda, et aga nüüd on ju selle teise paarilisega on nagu kõik hästi ja vot seal see energia natukene noh, sa ei oska nagu, et pidurit tõmmata, et siin ma pean olema kurb ja siin ma pean olema rõõmus ja siin on see selline energiavool võibki olla, et see väsitab, sellepärast et noh, sihuke üles-alla käib ja see väsitab. See ei ole just nagu negatiivne, aga noh, kui me oleme väsinud, siis ikkagi ei ole see ka ju hea. aga ma vaatan, mis väga ilusasti tuleb välja ütlema siis Neitsi, kelle juhtplaneet on Merkuur. Ja Merkuur on infoplaneet ja meie kommunikatsiooniplaneet ehk mulle tundub, et sa liiga palju seletad. Ja Merkuur tulebki sulle ütlema, et räägi ainult siis, kui
ma ei tea, nagu küsitakse. Ära lekita informatsiooni, ära lekita ka teistele, et noh, ma läksin lahku sellepärast, et ja ma leidsin uue sellepärast, et ja meil on nüüd niimoodi ja see on nagu hästi ja see nagu ei ole hästi. Ta tuleb siin ütlema, et las olla vaikus praegu, ära lekita informatsiooni, hoia energia. Vot sealt sul see energia lekibki, sellepärast et sa püüad nagu õigustada oma käitumist. Ei ole vaja õigustada, sest igaüks näeb sinu käitumist iseenda mätta otsast, kes näeb seda negatiivselt, kes näeb positiivselt, kes patsutab õlale, kes ütleb, et tubli, tubli ja teised ütlevad, et no mis tal nüüd viga on. Ära mõtle selle peale, ära mõtle selle peale, ära räägi, pigem pea vestlusi iseendaga. Kirjuta ise oma päevikud, kui sa tahad kellegagi vestelda, mine kõnni ringi, räägi kõva häälega, aga ära jaga läbi informatsiooni iseenda energiat. Tunnistaja. Ja päike paistab mul nii ilusti aknast sisse ja ma korra mõtlesin, et äkki ma peaksin kuskile mujale kolima. Ja siis ma vaatan neid varjude mänge, et las nad mängivad siin. Et see on ka energia. Aga tunnistaja, hästi sihukene segaduslik energia tuli alguses ja ma pidin nagu tükk aega vaatama, et mis siit nagu välja koorub. Kuigi need värvid ja kõik on nagu sellised maalähedased värvid, siis minu jaoks on siin, ma ei tea, veealune maailm hoopiski, kui ma praegu vaatan, kui ma selle ülesande andsin. veealune maailm, siin on mingid molluskid, siin on 8 jalad, selline natukene nagu nähtamatu maailm, selline tunne, et sa nagu tead midagi. Võib-olla on ka, et sa oled midagi nagu rohkem tunnetama hakanud, võib-olla iseennast usaldama hakanud. Noh, ma ei saa ütelda, et mingi 3. silm läheb lahti, sest siin see silm nagu särab kohe eriliselt. Aga mul pigem on selline natukene selline tunne, et sa just ei lase energiat välja ja sellepärast oled energiast tühi, kui sa minust nüüd päris täpselt aru saad. Et see energia liigub ka sinu sees väga-väga aeglaselt. Nii nagu sa kätt tõmbad läbi vee, siis on nagu takistatud. Ja kui ma võtsin siia kõrvale kaardi, et mis energiat sul siis vaja oleks, siis kaksikute energia tuleb siin välja nagu sõjapidamise energia. Aga ja kui ma panen need kaardid kokku, äh, siis ma näengi, et miks sa siis vait oled, sa ei taha tülitseda. Sa oled praegu leppinud selle olukorraga, mis on, isegi kui see on hea või mitte nii hea, ükskõik. Sa lihtsalt hoiad oma suu kinni, sellepärast et sul ei ole, sulle endale tundub, et sul ei ole õigus midagi ütelda, aga sul ei ole ka energiat, et ütelda, et edasi võidelda. Lihtsalt selline tõesti niimoodi, et noh, et siin küll tuli see vesi, et ma lähen sinna vee alla ja keegi mind ei näe ja peidan ära, noh, me võime ütelda, et paneme pea liiva alla. Vot selline tunne on, aga noh, ilmselgelt tuleb see siin ütlema, et kaua sa oled seal vee all, teed mull, 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 ei noh, pikemas perspektiivis sa ei jõua sellega mitte kuskile ei jõua ja siin annab Merkuur sulle väga ilusasti energiat juurde. räägi, räägi, räägi. et hästi palju nagu kogu informatsiooni kirjuta välja, laula välja, ma ei tea, tao trummi, tantsi, liiguta. Et kõigepealt pane nagu enda see sisemine, noh, võib-olla sul on isegi lausa kõhuprobleemid, sellepärast et sa ei ole julgenud ütelda midagi välja, et kõht on kinni. Et selline, tee midagi iseenda jaoks, noh,
iga hommiku hüppa 10 korda või 100 korda üles-alla, lihtsalt hüppa, pane ennast liikuma ja siis hakkab sulle energia liikuma, siis ma näen, kuidas see energia tuleb sul siia niimoodi pähe kohe ja see julgus hakkab tekkima, sest julgus on ka energia, kõik meis on energia, aga sul on ta nagu seisab ja seisab ja seisab ja sõdalane tuleb sulle appi, võta see sõdalane appi. oi Ott, kui sa valisid ja ütlen juurde, et see päikese valgus nii ilusti mängib mul siin taustal, et ei tahtnud kuskile siit laua tagant ära kolida, sest ka energia on ka see, kui päike paistab ja päike parasjagu ei paista. Koi Ott, kes on siin selles kaardipakis võiks ütelda selline trikster ja vaata, kui ilusti praegu on see vari ka tal nagu peal nagu piiluks. ja mida ma kohe alguses nägingi selle piilumise juures, ma nagu nägingi nagu sihukest natuke tola mängimist, sellist tahan ei taha, nagu hirmsasti tahaks ennast näidata, aga eputad, et ei taha näidata. kas see on nüüd mingisugune nagu tööalane, vahepeal nagu tundub, et see on nagu tööalane, et sa tahad, et keegi sind juba enne hakkaks kiitma, kui sina oled oma oskustega välja tulnud. võib-olla seda ei ole üldse hea kuulata. kas on nii? sa nagu peidaksid oma teadmisi ja oma oskusi või oma sellist isegi no tead, mul tuleb, kui sa oled vaadanud Poirot, et kui temalt küsitakse, et kas sa tead, kes on mõrvar, siis ta teeb sihukest kavalat nägu. vaat sinul on täpselt samasugune natukene nägu peas, et ma tean küll, kuidas seda teha ja kuidas lõpule viia või kuidas alustada, kuidas ühte või teist, et see ei ole nagu sihukene negatiivne, seda ei ole. aga sihukene kavalus on seal ja sa tahad, et keegi ikka ütleb, no aga tule ikka tee ja võib-olla sa ootad, et keegi pakuks rohkem raha ja sellist meelitamist on sulle vaja. Aga mis sellega on, sa oled selle energia nagu sellisesse keerisesse pannud ja see keeris on mitte ainult nagu sinu sees, vaid kogu selle ürituse või selle töö või selle sees on niisugune noh, keerutamine. ja vaat see keerutamine ongi niisugune, kas ma ütlen talle nüüd hästi või ütlen veel paremini ja vaata, sealt on natukene see energia sulle nagu siin väga suurt energiakadu, ma ütleks, ei olegi päris, et see energia nagu keerleb, ta ei ole stabiilne. ta otseselt sind ei häiri ka, see energia nagu energiapuudust otseselt ei ole siin. aga ta võib selle puuduse nagu tekitada, ma näen, et see keerlemine väsitab lihtsalt ära, vaata, kui me ikkagi iga päev muudkui keerleme, siis on pea lihtsalt hull otsas, on ju. et sealt võib tekkida see selline noh, see väsimus ja mis ma ütlen, et vaata, kui sa lähed nüüd koju või mingi ära võta siis mingisugust, ma ei tea, napsu või, et ma näen, et sa ei oska oma energiat kuskile alla laadida, ta jääb ta sulle ka õhtul keerama ja võib-olla ei tule sul sellepärast und peale. see on niisugune natukene tühi energia, mis siin keerab ja siis mõtled, ah, ma võtan pitsi ja maandan nagu, siis maandan millegi muuga. see praegu nagu ei tahaks sobida. no aga igaüks valib ise. tegelikult mina võin nõu anda, aga teed sina ise. aga väga huvitavalt, mis ma siin vaatasin, mis energia, et mis sind toetama tuleb, on uraan, mis on veevalaja teema. uraan tuleb sind toetama täiesti uudse energiaga. ja võib-olla ongi see, et miks sul see pööris on tekkinud just sellepärast, et sinu sees on uudne energia, aga teistel on veel vanem energia. teistel on teistmoodi ja nii kui ma vaatasin seda teist kaarti siin all, selline tunne, et vastastikku
üks pöörleb ühele poole, teine pöörleb teisele poole. Need energiad, nad ei ole negatiivsed, aga sinu energia on võimsam, tead, jep. Ta on uuenduslikum ja sinu praegune ülesanne oleks teisi tõmmata, nii et ära enam kuula või tähendab, ära mõtle, et äkki nad veel pakuvad raha juurde, äkki nad veel peavad meelitama. tee sina otsus. mina tahan selle eest saada sellist raha ja ma tulen ja teen teil selle ära selliselt, 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 sellise ajaga. Tule lavale ja ütle, mida sul on pakkuda. siin on täpselt see uuenduslik energia ja see viib sind sihile. see lihtsalt tühi keerutamine ei anna ei sulle ega mitte kellelegi teisele mitte midagi. nii et kasuta uraani energiat. aitäh sulle.